jah. Aga võtke kohad sisse ja vastavalt sellele. Tere. Töötab ka. Ja siis hakkame siitpoolt tulema. Sergei juhtu первый и так. Täna siis jäähoki hooaja alguse pressikonverents ja tutvustamegi lähemalt siis tänavusi meistriliigasid nii meeste ja naiste arvestuses. Ja enne kui saame siin siis klubi juhtidega rääkida, mida hooaeg toob, ma räägin mõne sõnaga ka, mida meil jäähoki hooaeg üldiselt toob, nii just siis koondiste lõikes. Nimelt siis veel kord kõigile tervist ja hakkamegi siit pihta, vaatame, kas saan ka siit selle toimima. Aga tänavuse hooaja üks kõige tähtsamaid asju on siis selles, et meil on juubelihooaeg. Nimelt siis aastal 1932 pidasid Eesti mehed oma esimese jäähokimängu Riias, kui mängiti kohaliku Uniooni vastu ja toimus see siis 7. veebruaril. Nii et sel aastal ongi siis veebruarikuus Eesti jäähoki tähistamas oma 90. juubelit ja tegevused selle raames meil siis ka veel on nii-öelda paika panemisel. Et juubelit igatahes kavatseme tähistada. Ja räägin siis kohe siia otsa ka meeste koondisest. Nimelt siis olen kuvanud teile ette ka tänavuse hooaja plaani ja treenerite koosseisu. Nimelt on siis meeste koondist võimalik tänavusel juubelihooajal näha Tallinnas, kui 11. november algab siin samas peaareenil Baltic Challenge Cup ja mehed sõidavad siis kevadel aprilli lõpus Poola Katowicesse MM-ile. Treenerite koosseisus peatreener on meestekoondisel jätkuvalt sama, Jussi Tubamägi, ja abitreeneritena on siis uued treenerid, kelleks on siis Aleksander Barkov ja Kaupo Kaljuste. Naistekoondis meil veel tegelikult MM-karusselli jõudnud ei ole ja loodab seda siis teha tänavusel hooajal. Küll aga on paika saanud naistekoondiste treenerid, nii et peatreeneriks meil siis Inguna Lukaševitsa Lätist, abitreeneriteks on Oleksi Lubnin, Oleg Puzanov ja Ahto Kärna ja on seal ka meil tegu siis nii-öelda mitmest rahvusest inimestega koondise juhendamisel ja selgub siis loodetavasti juba sel nädalal, kus naiste MM toimuma saab. Lähme siit aga edasi ja
20 koondis, kokku ongi siis Eesti jäähokil 4 koondist, mehed, naised, U20 ja U18 ja U20 koondis. Tänavu läheb hooajale vastu uue peatreeneriga. Peatreeneriks on siis Aleksander Barkov, keda aitavad Pelle Sildre ja Andrus Ahi. Ja toimub U20 maailmameistrivõistluste esimese divisjoni B-grupi turniir siin samas Tondiraba jäähallis, kui 12. detsembril siin siis esimesed mängud juba aset leiavad. Ja põgusalt siis ka veel U18 koondise hooajast, kellel samuti on siis ees seismas kodune MM-turniir, toimub see aprilli alguses ja tegu on siis paraku juba nii-öelda MM-turniiriga, mis on 2 järjestikusel aastal ära jäetud ja loodame ja töötame selle nimel, et see aasta turniir toimuma saaks. Ja seal siis koondise eesotsas on meil ungarlane Balint Fekti, keda aitavad siis kohalikud treenerid Aleksander Smetanin Kohtla-Järvelt ja Sergei Novikov Tallinnast ja lisaks siis ka väravahtide treener Rauno Tikka. Sedasi on antud kiire ja põgus ülevaade sellest siis, milline saab olema siis koondiste hooaeg. Aga tänase kõige siis põhilisema osa juurde, milleks ongi meil siis Kuulbet hokiliiga tutvustamine ja saamegi siin ka siis põgusalt rääkida klubi juhtidega, saame hiljem näha ka vorme ja kapteneid, kes siis tänavusele hooajale vastu lähevad. Ja enne kui pihta hakkan, nii, vaatame ka üle siis tänased klubid. Teile on ka täna juba näha siin laua taga inimesed kõikide nii-öelda, kes siis klubisid esindavad, aga on meil siis jätkuvalt rivis Tartu Välk 494, eelmise aasta meister ja tegelikult siis eelmise 3 aasta meister. Lisaks on meil siis Kohtla-Järvelt HC Everest, kes saavutas möödunud hooajal ajaloolise 2. koha, pakkus neile kõva konkurentsi HC Panther Tallinnast ja peeti väga tuliseid lahinguid. Jäi mullu siis Panther 3. täna taas rivistuses ja kindlasti kõva lahingut andmas. Jätkuvalt ka Narva BSK on siin viimased meistritiitlid aastatest 2016-2017 ja möödunud hooajal saadi siis tubli 4. koht. Ja möödunud hooaja 5. koht kuulus HC Vipersile, kelle kodujääl ka praegu siin seisame. Ja on ka meil siis mõnevõrra uudiseid selles vallas, et on uued klubid meistriliigas, kelleks on siis Viru Sputnik Kohtla-Järvelt ja suur au on meil ka vastu võtta ja hakata koos mängima Kurbatsi HK-ga Riiast. Ja tänu sellele on ka siis tänavused Eesti meistrivõistlused kuulutatud lahtisteks meistrivõistlusteks. Enne kui klubi juhtidega siin rääkima hakkame, räägin ka kiirelt mõne sõnaga siis mängimise formaadist ja üleüldisest sellest liiga korraldamisest. Kuna klubisid on juurde tulnud palju, 2, mis meie mõistus on palju, on muutunud mängukalender rohkem kui poole võrra tihedamaks. Ehk et mängime igal nädalavahetuse päeval 3-6 mängu. Ja tänavu on ka meil selline arukordne aeg, kus Kohtla-Järvel on jäähall ehituses, renoveerimises, mis tõttu siis 3 klubi lausa baseerub meil ühes jäähallis ja seda siis Narvas. Ja kui varasemalt, kui möödunud hooajal selgus meil Eesti meister põhihooaja mängude põhjal, siis tänavu põhihooajal 4 edukamat võistkonda saavad koha play-offis ja play-offi võitja kroonitakse siis Eesti meistriks. Nii-öelda teine finalist tuleb hõbedale ja toimub ka veel pronksi mäng, kus siis selgitame pronksmedalite võitjad.
Nii et formaat meil mõnevõrra on teine, jätkuvalt on võidu eest mängus 2 punkti ja viigi korral kaotab võistkond 1 ja võitev võistkond siis lisaajal on 2 punkti. Ja saame seda veel hiljem ka ilmselt rääkida, aga ma arvan, et hakkamegi siit siis vaikselt minema ja vaatame, kuidas siis klubid on, milline on siis häälestatus uue hooaja eel klubidel. Ja arvan, et hakkamegi siit pihta siis tulema. Räägime kakskeelselt, et teeb see meie olukord natuke lihtsamaks ja hakkame pihta siis Viru Sputnikust. Kolmkeelselt veel, jah. Ja annangi siin äkki siis sõna Алексеile. Добрый день. Мы начинаем общение в первую очередь с нашими клубами-новичками. И в первый клуб, руководитель клуба, с которым бы хотелось пообщаться, это руководитель клуба «Вирус Спутник» Сергей Конышев. На самом деле этот клуб не новичок на карте эстонского хоккея. Клуб серьезный, с богатой историей. В конце нулевых на стыке с десятыми клуб был и чемпионом Эстонии, участвовал в финалах, имел серьезные позиции. Потом все это пошло на спад. Последний сезон, если я не ошибаюсь, был 15-16 года, когда «Вирус Спутник» участвовал в чемпионате Эстонии. Сейчас была пауза. Вы возвращаетесь в высшую лигу. Скажите, в связи с чем это связано? Откуда появилось такое решение? Для того, чтобы дать возможность старшим юношам клуба продолжить свою спортивную деятельность в мужском хоккее, было принято такое решение, чтобы пригласить легионеров из Российской Федерации и дополнить их нашими молодыми игроками. Вот получилась такая идея, и мы ее стараемся воплотить в жизнь. Скажите, именно как раз по легионерам, у вас большое количество легионеров, но все они возраста начала 2000 года рождения, то есть 2003-2005, довольно молодые парни. В связи с чем именно такой выбор? Это связано еще с тем, что эти ребята будут играть в первенство Колбит-лиги, и плюс они будут играть в классе А, в классе Б эстонского хоккея. Скажите, ваши воспитанники именно вашего клуба, где-то примерно ребята 2005-2006 года рождения, насколько они конкурентоспособны на уровне высшей лиги? Вы наверняка планируете их заигрывать и на этом уровне. Ну, конкурентоспособность этих игроков будет видна тогда, когда начнется первенство Колбит-лиги. А пока мы в тех условиях, которые сейчас у нас есть, работаем. Условия тяжелые, несомненно. Мы знаем, да. Скажите, от Кохла-Ярва у нас в этом сезоне получается 2 клуба. Один клуб у нас, в принципе, последние 4 года, за эти 3 года выступлений доказал свою состоятельность, насколько амбициозен новый выход «Вирус Спутника» на карту эстонского хоккея. Ну, я не могу сейчас ничего ответить и ни в сторону положительного результата, ни в сторону отрицательного. Хоккей покажет. Но вы планируете, у вас этот проект рассчитан на этот год или у вас есть какие-то дальнейшие перспективы? Этот проект рассчитан на дальнейшие перспективы, и мы с этим стараемся справиться. Спасибо. Пожалуйста. So, welcome. Welcome. Nice to have you here. So, as we agreed, we talk in English. It's a bit easier maybe. But we prepared a couple of questions just to get your insight as well, how and what you're planning. And but firstly, I would like to ask, what was that brought you to come to Estonia? So basically, I'll start with that our team is based on junior players, on age under 21. So this is the age that players need to gain as much game experience as they could. And for now we are playing in our Latvian Youth League for junior players, but it's not enough to get game experience. So we discussed things, and it was our next step. So we decided to came here to Estonia,
with team that is based on basically players under 21. For games in Estonia League, there will be couple of players joining from like players who are more experienced, who are played before in highest level in Latvia, even in high level in Europe. But there are going to be a couple players that will join our team here in Estonia. Awesome. Another thing that we wanted to ask was that what's the thing that you want and expect the most from this new season playing a new league? So yeah, as I said, basically the main goal for us is to for our junior players so they can get as much experience as they could. It's not only game experience, in the same time it's going to be international experience for them as well. And that's what we are expecting, to get as much experience as we could. Of course, we are setting up some goals for ourselves as well. So if we land in a top 3 in the end of the season, then we will be more than happy. Awesome. And I must ask as well, since you already played one game in Tallinn against Panther, and I know myself as well that you haven't had too much experience with all the teams yet, but for your club, how does the local level seem in terms of hockey? So yeah, as you said, that was actually the first time that all the team came together. So yeah, then after the game, of course, we had some things to discuss, what we need to improve. But what can I say about our level? That's actually what we expected as well. Our main club, couple years ago in a Continental Cup that was held in Riga, we played against Narva, I guess, and the game was tough. In the end of the game, we won 2-1, but we know the level of Estonian hockey, and that was what we expected. Awesome. I wish you the best of luck for this season. Yeah, thanks. And of course, I would like to mention that second of all, that reason why we choose to play in Estonian League is because of our main sponsor as well. That our team is named by Kurbets. That is one of the biggest car logistic companies in Estonia, and it was a logical way for them as well to make Estonian market and afterwards Northern Europe market. So they are interested in this as well. Awesome, that sounds good. Thank you. Nii, lähme aga edasi. Järgmisena siis HC Vipers. Итак, мы теперь беседуем с руководителем клуба Vipers Дмитрием Киселевичем. И первый вопрос касается, в первую очередь, прошлого сезона. Вы вернулись после небольшого перерыва в чемпионат Эстонии. Прошлый сезон оставил такое неоднозначное впечатление. Поначалу много довольно крупных проигрышей. Со временем игра наладилась, качество игры улучшилось. Концовка сезона подарила нам замечательный матч с Нарвой за попадание в Кубок Эстонии. Пожалуй, один из лучших в прошлом сезоне. Скажите, чего не хватило в прошлом сезоне и что будете исправлять, учитывая этот? Ну, в прошлом сезоне мы играли, если кто-то следил за нами, у нас 80% в команде были дети 16-17 лет. То есть воспитанники нашего клуба, мы дали возможность, скажем, в пандемию развиваться детям, играть. И поэтому, скажем, какой-то результат, и, там, о каких-то призовых местах мы даже и не думали. Потихоньку к концу сезона
играли более-менее нормально. И как бы как молодежь могла, так и играли, в общем. Ну, это ваша молодежь, возвращенная в клубе, и на данный момент они практически в полном составе уехали за границу. То есть, в принципе, сейчас состав очень сильно поменялся. В чем причина того, что они не остались, и как вы оцениваете комплектацию этого сезона? Ну, мы даем развиваться, скажем, если наши воспитанники едут в хоккейные страны, назовем так, более хоккейные страны, чем наши, развиваться и играть, мы этому не препятствуем. Только огромный плюс, что их там ждут, они там нужны, и дай бог, чтобы у них там все было хорошо, они играли. В этом сезоне у нас тоже полкоманды, это воспитанники наши же, там постарше, ребята 2003-2002 года рождения. Ну и пригласили некоторых легионеров, скажем. Скажите, в детско-юношеском хоккее Вайперс один из самых амбициозных клубов, в принципе, и побеждающих клубов. Насколько эти амбиции распространяются на участие во взрослом чемпионате Эстонии? Ну, опять, мы же тут все понимаем, у нас, когда вырастают детишки, вот вы только что вначале сказали, что они уезжают. Перспективные ребята, воспитанники клубов, они уезжают в хоккейные страны, другие лиги. Поэтому пытаемся создать все условия для того, чтобы у нас тоже был хоккей, то есть совместно вот 7 команд уже в чемпионате, и чтобы ребята оставались здесь и не уезжали. Скажите, последний вопрос. В прошлом сезоне у вас были проблемы с тем, чтобы собрать состав на выездные игры, так как в команде довольно много возрастных игроков, которые при этом имеют основные места работы и играют в хоккей скорее как бы в образе хобби. В данном сезоне еще добавятся поездки в Латвию. Насколько вы готовы вот именно к решению этих проблем? Ну, как я сказал в начале, что мы в том году мы были участники, назовем так, и задачи высокие как бы не ставили перед собой, поэтому на выезд больше ездили молодежь, получали больше игрового времени. Сейчас в этом сезоне немножко все по-другому, и как бы время покажет. Задача минимум для Вайперс в этом сезоне. Ну, как и все, наверное, спортсмены или все какие-то спортивные клубы, когда-то какие-то задачи ставят. Но ну, если попадем в плей-офф, будет, наверное, неплохо. Там посмотрим. Спасибо. No nii, järgmisena siis Narva BSK meistermeeskond aastates 2016-2017. Ja küsingi kohe alguses, et millised on siis selle hooaja plaanid? Eelmine aasta suutis võistkond kaitsta 4. kohta. Millised on selle aasta plaanid? No sellel aastal me tahame olla mitte kuidas see hullem kui eelmisel hooajal ja päästa play-off'is. Nagu enne mainisin ka, siis sel aastal on Narvas lausa 3 klubi ühes jäähallis, kuna Kohtla-Järve ajal on remondis, siis kas sellise ülekoormusega tulete Narva jäähallis toime? No jah, väga raske. Meil on 200 ja hokimängijad, kooliõppurid, 100 iluuisutajad, kooliõppurid ja siis tuleb veel 3 organisatsioonid. Ja siis me anname endast kõik, et leida nendele aega. Aga jah, ainult 1 ja ööpäeval ainult 24 tunni. Jaa, täpselt. Ja 2 sõnaga siis ka võistkonna komplekteeritusest. Teame, et Narval on palju noormängijaid, enda mängijaid. Et kuidas olete kvaliteediga rahul ja millised on siis nii-öelda plaanid, et sellise noore võistkonnaga mängima minna? Ja selles hooajal tuleb meeskonnale ka abiks Igor Esipenkov teise treenerina ja tema noor mängijad tulevad ka ja ma loodan, et nad näidavad kõik parim endast. Jah, suur aitäh.
ja läheme siit kohe hooga edasi ka. Järgmine meistervõistkond aastast 2004 on meil siis HC Panther ja kellel tänavu siis taas tulemise järgselt on kohe algamas teine hooaeg. Et Kaupo, kui nüüd kokku võtta suvine töö ja siis kuidas võistkonna komplekteerimine läinud on ja kas on ka olulisi täiendusi? No, võrreldes eelmise hooajaga osad mängijad on siirdunud välismaale, osad noormängijad, meie enda kasvandikud. Mõned võõrlegionärid, kes siin olid, on lahkunud. Juurde on tulnud mõned kohalikud mängijad. Ütleme, et võib nimetada Danil Fursat, Nikolai Mamatšanovit ja lisandunud on ka üks võõrlegionär hetkeseisuga. Et usun, et võistkond on sama tugev kui eelmine aasta. Nii et võistkonna tuumik on enam-vähem koos püsinud? Võistkonna tuumik on jäänud samaks. Ja kes sel hooajal siis näete, et liidri rolli kandma hakkavad? No ma usun, et samad mängijad, kes eelmine hooaeg, et loodetavasti osad nooremad mängijad. Eelmine aasta, kes näitas juba päris head mängu, Tsarkovski kindlasti see hooaeg. Usun, et paneb juurde ja kindlasti ka osad omad kasvandikud, keda oleme esindusvõistkonna tõstnud, et eesmärk on iga aasta 3-4 mängijat sinna juurde saada. Et loodame ka neilt, ütleme, hooaja jooksul sellist kasvu. Ja äkki siis kahe sõnaga klubi selle hooaja eesmärkidest ja üleüldi võib-olla nagu hooaja ülestest ambitsioonidest. Et millised on siis selle aasta peamised eesmärgid ja suurimad ambitsioonid siis järgnevateks hooaegadeks? Eesmärgid on jäänud samaks nagu enne eelmist hooaega, et endiselt medal. Et selge see, et on lisandunud võistkondi, võistkonnad on hästi komplekteeritud, et kindlasti medalit võita ja veel kirkamat medalit võita on kindlasti raske, aga mitte võimatu. Suured tänud ja soovin algavaks hooajaks edu. Järgmisena meil siis HC Everest Kohtla-Järvelt. Мы беседуем с руководителем клуба «Эверест» Анатолием Дубковым. Первый вопрос такой. 3 года назад, когда «Эверест» появился в высшей лиге Эстонии по хоккею, главный тренер Александр Сметанин сказал, что сезон 21-22 будет сезоном клуба «Эверест». Этот сезон уже не за горами, вот он практически наступает. Как вы чувствуете себя, клуб, команда именно в отношении этого сезона? Было бы здорово, да, если бы у нас была ледовая площадка, да. К сожалению, первые полгода ее не будет, поэтому тяжело что-то прогнозировать. Вот, но приложим все усилия, чтобы показать достойный и красивый хоккей. Изменилась ли комплектация сезона? У вас, в принципе, довольно стабильная основа. Появились ли новые игроки? Как вы оцениваете комплектацию? 90% игроков с прошлого года осталось, и плюс укомплектовались еще несколькими игроками точечно. Поэтому неплохой состав, я считаю. Насколько вы довольны развитием игроков своего собственного клуба, молодых, которые подходят? Я так понимаю, их не очень много, но они есть. У вас в заявке числится даже вратарь 2007 года. Насколько он, в принципе, готов тренироваться и участвовать в чемпионате Эстонии? По поводу вратаря скажу, что однозначно он сыграет в этом году в клубе этой лиги. Плюс несколько молодых игроков 2005 года будут играть в основе. Прошлый сезон у вас было 2-е место. Какие задачи минимум после серебряных медалей прошлого сезона вы ставите на этот сезон? Для нас минимум будет финал в плей-офф. Но про максимум ничего не буду говорить, но постараемся все сделать, чтобы, опять же скажу, показать красивый хоккей.
Насколько вы справляетесь сейчас, на самом деле, в этих тяжелых условиях, где наверняка количество тренировок не соответствует уровню команды высшей лиги? Насколько вы сможете поддержать и форму командную, и насколько вы сможете организовать участие на соревнованиях? Мы в отличной форме по баскетболу, можем заявиться в чемпионат. Вот. Футбол, наверное, тоже неплохо играете за это время. Футбол чуть хуже, а баскетбол на хорошем уровне сейчас выглядим. Вот. По поводу хоккея, ну, естественно, не хватает тренировок, достаточно тяжелые условия, но нас этим не сломать, мы идем только вперед. Когда по прогнозам вы сможете вернуться в родной холл Кухлоярве? 8 января состоится первый матч в Кухлоярве. Спасибо. nii, ja siis meie meistermeeskond möödunud hooajast Tartu Välk 494. Tere, Oleg. Olete korranud ajalugu käesoleval sajandil, tulnud 3 korda järjest Eesti meistriks. Teil seisab ees üks raskemaid ülesandeid. Tulla 4 korda järjest Eesti meistriks. Kuidas on tänavu võistkonna komplekteeritus ja ettevalmistus seni läinud? Tere. Ma arvan, et kõik on positiivne. Eks selle nädalavahetusel, kui me kontinentaalkarikale liigume, eks siis on näha, kui valmis me oleme. Komplekteerimine põhimõtteliselt 85% meeskonnast on alles mõned üksikud positsioonid, mis me tugevdasime. Ma korra, kui saan, näitan siia vahele ka, et tänavu jah, siis on iga aastal meistervõistkonnal on võimalus osaleda Continental Cupil, mis on siis üle-euroopaline liiga, kus riikide meistrid omavahel mängivad ja tänavusel 2022. aasta Continental Cupil esindab Eestit Tartu Välk ja kuvan teile ka korra siia siis sel nädalal algava turniiri Tartu vastased. Nimelt mängib siis Tartu Leedus Vilniuse Hokipanksi ja Islandi võistkonnaga, kelle nime ma siin parem välja hääldama ei hakka. Aga tõesti, teie hooaeg saab siis alguse nüüd juba sel nädalal reedel, kui toimub esimene mäng. Ja küsingi siia juurde, et võistkonnas on uusi mängijaid ja tehes natuke statistikutööd, siis võistkonna peale on Välgul rohkem kui 400 KHL-i mängu kokku. Et mida nendelt mängijatelt kõige rohkem ootate? No ootame ilusat mängu ja tahame nende nii-öelda jää peal kindlust ja nende meisterlikkust, et nad annaksid edasi meie noormängijatele. Ja loodame, et nad aitavad meil järjekordselt Eesti meistriks tulla ja ka osaleda positiivselt ka Balti liigas. Selge. Ja siis võib-olla räägitegi veel 2 sõnaga ka, et mis siis on selle hooaja peamised Eesti eesmärgid. Eesti meistritiitel, teil on lisaks siis veel Balti hokiliiga ja kontinentaalkarikas. Et mis on need peamised eesmärgid? No pealmine eesmärk on selge, et meil on Eesti meistritiitel ja tahaks siis ka väga nii-öelda kõrgele proovida ka esimest korda Balti liigas kõrget saavutusi teha. No ja kontinentaalkarikas on samamoodi päris magus tükk, mida tahaks proovida. Selge. Soovin teile algavaks hooajaks edu. Aitäh. Ja tänan siit kõiki klubi juhte. Laseme teil siis nüüd siit laua tagant rahulikult ära tulla, vaadake, et keegi ei kuku ja lähme kohe edasi siis ka klubide vormide esitlustega. Ja nimelt palume siis kohe ükshaaval jää peale Kuulbet hokiliigade võistkonnad ja kohe nad sealt tulema hakkavad. Niimoodi.
No nii, ja palume siis esimesena jääle Kohtla-Järve. Ootame veel hetke, vahetame siin ruttu veel paar nime laua peal ära ja võtame siis kohe mängijad vastu. Samas. Pane püsti ka need. Lili paneb meile muusikat vahepeal. No nii, ja paneme sealt poolt ka muusikat siis ja esimesena meie selleaastase liiga uustulnuk Kohtla-Järve Viru Sputnik. Võistkonna esindaja abikapten Pavel Prokopenko. No nii, teeme siin veel mõned fotod ja saab siin uut ja värsket Kohtla-Järve Viru Sputniku vormi näha. Ja võtame siin kohe järgmisena siis meie samamoodi liiga uustulnuka Riiast külla sõitnud HK Kurbats esindaja Toms Hartmanis. Nii, and let's make a couple of photos as well. Ja järgmisena eelmise hooaja 5. koht Tallinn HC Vipers, võistkonna kapten Roman Galantšukov. Oba, ja teeme siin veel ka paar fotot ka ja läheme kohe ka jõudsalt edasi. Saame siin kõikide võistkondade vormid ilusti üle näha, mis on uhkelt toetajaid täis ja järgmisena meil Narva Paemurru spordikool, võistkonna abikapten Nikita Kirillov. Ja teeme siin ka veel mõned kiired fotod. Ja järgmisena eelmise aasta 3. koha võitjad, samuti Tallinnast hokiklubi HC Panther. Palume jälle võistkonna kapteni Janus Sorokin. Ja saame siin ka paar ilusat pilti veel teha ja saame ehk selle muusikaga ka sealt kohe tööle, nagu ta planeeritud oli. Aga järgmisena eelmise aasta hõbedavõistkond Kohtla-Järvelt HC Everest, võistkonna kapten number 3 Oskar Levin. Ja ka ilusas riietuses vormidega siin ja jääbki meil veel välja kutsuda ainult möödunud 3 hooaja meister Tartut esindav spordiklubi Välk 494 abikapten Dmitri Kuznetsov. Nõnda. Ja siin veel ka siis mõned kaadrid enne kui pihta hakkame ja räägime ka ruttu kaptenitega siis mõne sõnaga algavast hooajast. Alustuseks
räägime siis jah, samamoodi hakkame tulema ja meie liiga uustulnuk siis sel aastal Kohtla-Järve Viru Sputnik. Ja Pavel on meil täna siin abikaptenina ja Pavel, ehk räägidki siis mõne sõnaga, mis on siis tänavu selleks hooajaks klubil teil endil pandud peamised eesmärgid? Tervist! No me selles mõttes anname ikkagi endale aru, et tegemist on väga noorusliku ja ambitsiooniga võistkonnaga. Et meie selline põhituumik on ikkagi 16-17-aastased noored, lisaks siis veel mõned pisut mõnevõrra kogenevad mängijad. Ja selles vahelt on meie võib-olla sellist mängustiilis kindlasti agressiivne ja füüsiline mäng. Ja kindlasti ka tempot üritame hoida ning eesmärkideks siis seadsime play-offi pääsemise ja sealt edasi vaatame, kuidas siis nii-öelda olukorda kujunema. Selge. Oled mänginud viimased aastad kaasa erinevates võistkondades. Täna oled tagasi oma kodulinnas Kohtla-Järvel ja oled saanud endale abikapteni rolli. Et kuidas sa ise tunned, milline sinu enda hooaeg peaks tulema ja millist rolli sa võistkonnas kandma pead? No ma arvan, et ilmselt minu roll siin juures võistkonnas on hoida siis sellist külmaverelisust ja külma pead platsil ja ka tegelikult platsi väliselt riietusruumis ja igal pool mujal olla siis toeks, igati toeks kõiksugu küsimustele, mis siis puudutavad ka sokid või ka sellist, ma ei tea, olme elu, et selles mõttes ma arvan, et minu põhine eesmärk on ikkagi olla selline siis nii-öelda vaimne ankur siis nii-öelda. Jaa, väga õige. Ja mida siis isiklikult kõige rohkem sellest hooajast ootad? Selles mõttes, et tegelikult ju enamus võistkond on siin läbinud sellise uuenduskuuri ja väga paljus võistkondades on noori mängijaid, nii et ma arvan, et see on eelkõige väga hea võimalus noortele esiteks ennast näidata, kui ka teisalt saada sellist ülirikka kogemust, mängida siis täiskasvanud inimeste vastu ja siis kogedes ka seda tempot kui ka tegelikult mängustiili, mida me siin Eestis püüame siis viljeleda. Suured tänud, Pavel. Next, I have the possibility to say welcome Toms to Estonia. And firstly, I would like to ask how big of a challenge do you think it is to start participating in a new league? First of all, thank you for the warm welcome. And as to your question, it's very challenging. We have a new concept this year that we've never had before. We have a lot of young guys on our team who don't have the experience in senior hockey yet. And then we have a few experienced guys who will help along the way. So we hope we can play a full season and there are no restrictions. So yeah, we'll take it one game at a time. As you mentioned, it's a new format for you, for your club. Have you done anything over the summer or in the preparation period differently than you have done it before? I would say a lot different. We don't practice as much as we used to, the big team, I would say, but young guys have been practicing since mid-June, I think, so they should be ready physically to play. And yeah, like I said, I hope we can keep up and we can have interesting games. And personally, what do you expect or want most to get out from this upcoming season? I think the most important thing, not for me personally, but for the club, would be that some of the young guys get the experience in order to get into men's teams next year, maybe in the highest Latvian league or somewhere abroad. That's the most important, that they get experience for real hockey. Awesome. Once again, welcome and best of luck for the upcoming season. Thank you. No nii, järgmisena Vipers. Мы беседуем с Романом Калинчуковым, капитаном команды Вайперс. Состав команды Вайперс, наверное, больше всего изменился по сравнению с прошлым сезоном. Как вы, как капитан, оцениваете комплектацию команды на данный момент? Стала она сильнее, слабее? На каком уровне команда находится сейчас? Здравствуйте. Команда стала сильнее. Приезжают к нам ребята с Беларуси, с России. Тренируемся, комплектуем
состав. То есть, ну, изменилась команда, да. В прошлом году у нас было много молодежи, сейчас, как говорится, ветераны больше стали ходить, там работу свою на второй план поставили. То есть задачи хорошие ставим перед собой, то есть ходить, посещать тренировки, заниматься, играть. Насколько, опять же, ветераны готовы ездить в Латвию на выездные игры? Готовы, готовы. Ветераны ездить на выездные игры. Будет посещение, будут ходить. То есть, ну, как команда, да. Скажите, насколько для вас сложно либо легко совмещать две роли в этом клубе? Вы тренируете детей, вы детский тренер в клубе Вайперс, и параллельно и капитан взрослой команды высшей лиги. Ну, я думаю, что мне легче, чем остальным коллегам, ребятам с моей команды, так как я в спорте, я не на стройке работаю, еще где-то там. Я занимаюсь с детьми, то есть я в спорте, я физически готов, то есть мне нормально, все хорошо, себя чувствую. Совмещать это, ну, спорт. Я еще раз повторюсь, не на стройке работаю. Ну, у вас достаточно желания, сил продолжать. Конечно. И в том же духе. Да, да, да. И последний вопрос, может быть, немножко личный. Вы достаточно давно уже в Эстонии, наверное, считаете уже Эстонию своим вторым домом. Насколько для вас, какие ваши ощущения о жизни именно здесь? Хорошее ощущение. Эстония, ну, не то что второй дом, а может даже, ну, дом, как бы первый. Здесь я больше времени провожу, в отпуск только езжу домой. Здесь родились дети мои, то есть люблю Эстонию, только восхищаюсь и только положительные эмоции. И все планы у вас связаны в будущем уже с Эстонией? Ну, дай бог, да, все планы хочу связать, ну, как с Эстонией. Я же говорю, самое главное, у меня родились тут дети, это большого стоит, то есть на всю жизнь. То есть и в сердце, и мне все нравится. Спасибо. Мы очень рады появлению таких игроков спасибо. на нашей эстонской карте. Теперь мы беседуем с ассистентом капитана Никитой Кирилловым, Нарва ПСК. Никита, скажи, для парня 2002 года сразу ассистентская нашивка, насколько она добавляет ответственности либо давления на нахождении в команде? Какие твои основные обязательства? Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, даже не знаю, как бы я молодой, поставили, чтобы помогал молодым. Поближе. Так лучше? Да. Основная задача помогать таким же молодым, как я, которые пришли только в команду. Насколько сложно, да. Ты уже некоторое количество времени в команде, несколько лет, 3-4 сезона. У вас сейчас пришло целое поколение ребят 2005-2006 года. Насколько они отличаются, насколько сложно связывать взрослых и молодых. Ты получаешься такое как бы связующее звено между одним поколением и другим. Ну, как помогали мне, когда я пришел в команду, так же я стараюсь помогать молодежи. У вас хорошая атмосфера в команде, и ветераны всегда с удовольствием помогают молодым игрокам влиться, правильно? Да. Насколько ребята готовы 2005-2006 года, да, по твоей личной оценке, сразу давать результат? Я считаю, готовы, мы их подготовили. На тренировках играли пожестче с ними. Как бы так. Хорошо, спасибо. Спасибо. Nii, ja järgmisena meil siis eelmise aasta 3. koha saanud võistkonna kapten Jaanus Sorokin, tere! Räägid meil äkki paari sõnaga, millised on siis teil mängijate hulgas paika pandud eesmärgid võistkonnale ja millised nii-öelda väljavaated on? Ja, tere päevast! Et oleme jah siit saanud augusti keskpaigast tugevaid jäätreeninguid teha, oleme kõvasti valmistunud. Eelmise hooajaga siis on uusi mängijad lisanud ja meeskonna eesmärk on mängida finaalis. Oled pikki aastaid kaasa mänginud Eesti meistrivõistlustel, olles seeläbi ka suureks eeskujuks kindlasti noorte Mattelee. Et millist hooaega sa tänavusest hooajast isiklikus plaanis ootad? Isiklikus plaanis on nii, et hetkel on kimbutamas väike õlatrauma ja selle korda saab, siis tuleb täiega edasi panna, et siin lõpetamisplaani veel ei ole. Seda on rõõm kuulda.
Kas on ka nii-öelda kapteni rollis olles ka palju tööd, et nooremat põlvkonda järgmisele tasemele aidata? Eks kindlasti riietusruumis tuleb anda nii-öelda neid näpunäiteid ja enda kogemusi edasi, mismoodi jääpal käituda riietusruumis väljaspool jäähalli ja kõike seda. Suured tänud ja soovin algavaks hooajaks edu. Suur tänu. Мы беседуем с капитаном команды «Эверест» Оскаром Левиным. Похожий вопрос, как и к Роману Калинчукову. Мы всегда рады появлению качественных игроков в нашем чемпионате. Учитывая, что вы в команде уже 4-й год, насколько вы сейчас чувствуете уже себя связь с Эстонией и какие ваши дальнейшие планы в отношении Эстонии и нахождения здесь? Да, вы сказали, что это мой 4-й год. Уже даже считаюсь ветераном своей команды, один из самых старших там. В принципе, вижу продолжение как рабочей карьеры, так и хоккейной в Эстонии. И рад находиться здесь. Все очень нравится. Насколько, по вашему мнению, команда, вы же, получается, с самого начала этой команды, а не команда 4-й сезон, насколько именно правильно идет развитие клуба и команды? Ну, если вы спрашиваете мое мнение, я считаю развитие конечно. клуба правильным. В первую очередь у нас цель клуба развития молодежи, развитие молодых игроков. И ребята, которые, когда я пришел в команду 4 года назад, сколько им было, 15-16 лет, и они играют, становятся лучше. Вот в этом сезоне это будет уже их 4-й сезон, и подходит новое поколение. То есть цели клуба выполняются и становятся только выше. Да, как раз учитывая вот развитие своих воспитанников, учитывая то, что у вас довольно стабильная основа, команда развивается, насколько вы чувствуете силу свою в этом сезоне добиться самых высоких целей? Цели на этот сезон были поставлены. Это выход в финал плей-офф. В принципе, будем стараться прикладывать все усилия. Все-таки состав команды на 90% был сохранен. Плюс усилили нужные позиции. Я думаю, все возможно. Какая ваша роль или обязанность именно как капитана в команде «Эверест»? Как капитана мотивировать ребят, показывать своим примером, своей самоотдачей и помогать команде двигаться вперед. Спасибо. Ja nõnda järg meil jällegi siis viimase võistkonna käes ja seda siis Tartu Valk 494 näol. Täna meiega võistkonna abikapten Dima Kuznetsov. Dima, alustuseks 2 sõnaga sinust endast, et oled aastate jooksul Välgus kasvanud põhituumiku mängijaks ja millist hooaega tänavu ootad nii isiklikus plaanis kui võistkonnale? Tervist, jah. Et minu arvates on vist praegu 5. hooaeg siis Välgu ridades. Ja ikka üritan endast paremat anda ja näita veel paremat hooaega, et rohkem punkte ja meeskonnale abi teha, abi anda kuidagi. Et kuidagi medalite järgi ikka koos tulla, et üritan endast parimat anda. Sel hooajal teil on uusi mängijaid, on võistkond täienenud seoses suurturniiridega, et praegu hooaja alguses, kui hästi, milline on võistkonna sünergia ja kui hästi juba kokku mäng välja tuleb? No ma arvan, et nagu alati läheb natuke aega, et kokku kuidagi paremini meil läks, aga ma arvan, et paar mängi ja siis oleme nagu juba selline võidumeeskond, kes oleks võimalik nagu kõiki punkte kätte saada ja väravaid lüüa. Et ikka näitame oma parimat mängu nagu alati. Ja küsin veel niimoodi ka, et kui Välk teadupärast on viimased 3 aastat tulnud Eesti meistriks, sina sealhulgas, siis mis on selle hooaja võib-olla kõige suuremad väljakutsed? No ma arvan, et nagu alati tahame seda Eesti kulda võtta, et see on peaasi meie jaoks, et oleks järjekordselt oleksime Eesti meistrid, siis
väga tahaks Balti liigas ka oma parimat mängu näidata, et midagi seal saavutada ja samas on ka meie meeskonna jaoks huvitav see Continental Cup, et see väljakutsega, et seal tahaks näidata nii palju, kui oleks võimalik üldse, et tahaks ikka seal ka medaleid saada, kui oleks võimalik seda kapi. Et ma ei tea, ikka tahame võita. Selge, aga tänan ja soovin sullegi samuti edu algavaks hooajaks. Ja suur aitäh. Nii et jah, aitäh teile, spasiba всем ja teemegi siin siis väikese pausi, saame teid jää pealt ära saata ja siis juba sisse juhatada ka naised. Aga sa võid meil võtta juba ju ligi. Ma võin sinna nurka taha ka seina. Ma teeme naist. Juhatame siit kohe sisse ka siis naiste hokiliiga ja suur au on seda teha, sellepärast et spordijuhina saan nentida, et liiga on kasvanud, selle üle on ainult hea meel ja alustuseks juhatamegi sisse siis selle hooaja uustulnukad ja esimese uustulnukana tuleb kohe teie ette klubi HC Wolverines esindaja number 13 Veronika Tiganik. Ja läheme siit kohe edasi, on meil järgmisena tulemas samuti mitte küll uus klubi, aga uus võistkond HK Roosa Panter 2 ja mängija number 77 Karin Kool. Ja nii. Ja siit siis järgmine eelmise hooaja 4. koha omanikud Viljandist HK Fuuriad ja mängija number 15 Kaja Oropko. Nii, ja järgmisena samuti Lõuna-Eestist Tartu hokiklubi Säde esindaja number 3 Kristin-Maris Mahla. Ja järgmisena HC Grizzlies võistkonna esindaja Kristin Lauk. Ja järgmine võistkond on meil Kohtla-Järvelt HC Everest ja mängija Anna Tupkova. No nii, ja eelmise aasta meistermeeskond Tallinnast HK Roosa Panter mängija Diana Kaareste.
Nii, vahetame siin ka veel nimed ära. Mikrofon on meil vales laua otsas. Saadame selle teisele pool laua otsa. Ja räägime ka siis teiega mõne sõna juttu ja alustuseks võtamegi siit HC Wolverines kui liiga uustulnuk. Ja täna on hea meil näha laua taga klubi kaptenit Veronikat. Tere sulle! Tere, Rainer! Ja äkki sa räägid meile siis kahe sõnaga klubi tekkimisest ja senistest tegevustest? Klubi sai siis loodud eelmise hooaja lõpus, suve hakul ja siiamaani oleme teinud hoogsalt trenne, et terve suve läbi. Nüüd sügisest on meil lisandunud veel lisajää, nii et oleme ennast nii-öelda valmistanud, oleme oma uusi tüdrukuid ette valmistanud algavaks hooajaks. Et teadupärast on, et osad klubid on meil siin liigas juba kõvasti kanda kinnitanud. Uustulnukatena tulla on raske, kuid millised on selle hooaja plaanid? Oleme endale nii-öelda eesmärgiks seadnud, et hoida oma seda toredat õhkkonda, toredat tiimi, mis meil siiamaani tekkinud on. Ja kuna meil on päris mitu täiesti nullist alustanud tüdrukut siin suvel, siis üritame neid arendada, nende motivatsiooni hoida ja nendega kokku mängida, et kui tulevad võidud ja kui tuleb mingi kirkam koht, siis see on ainult lisaboonus. Ja kaptenina uus hooaeg, uus võistkond, mida hooajalt kõige enam ootad? No ootangi vist eelkõige seda ja olen ise endale seadnud ülesandeks nii-öelda hoida seda tiimi, hoida meie uusi, aidata neid ja nii-öelda õpetada neile võib-olla omalt poolt midagi. Aitäh! Ja oleme tagasi. Järgmisena meil siis jällegi, et mitte uus klubi, aga uus võistkond, Roosa Panter 2. Et millised on siis sellised põhilised väljavaated ja mida siis võib-olla kõige enam algavalt hooajalt ootate? Meiega on tegelikult aasta aega oleme juba treeninud uute noorte entusiastlike neidudega. Et nüüd on võimalus sellega, et Roosa Panter 2-le anda nendele võimalus, et nad saavad mängukogemust. Kuidas nii-öelda ettevalmistus seni läinud on? Saan ma õigesti aru, et treenite koos, saate sealt tugevat kooli, et siis võistlustel jällegi hästi esineda? Just, et me tegelikult ju treenime iga nädalaselt parimate treeneritega ja ka Roosa Panter 1-ga on meie treenid koos, nii et eeskuju on meil olemas ja nendega koos treenida on nagu selles mõttes viib nagu edule. Ja kellega siis sel aastal kõige rohkem rinda tahaks pista? No 1 ja 2 ju tegelikult käivad kõrvuti, nii et eks me oleme ikkagi ühe Roosa Panteri esimesel kannul. Selge. Loodame, et üllatate meid see aasta. Aitäh. Ja lähme siit siis kohe ka edasi. Kaja, tere sulle, HK Fuuriate mängija. Et teil on nii-öelda väikse linna kohta pikk nimekiri. Mis on teie saladus, et nii palju naisi mängima saate? Tere! Ma arvan, et saladus tegelikult ei ole, et lihtsalt kui kuskil käime ringi, siis lihtsalt kutsume ja palume korraks lihtsalt proovi mängule tulla või proovi trenni ja mõned on isegi jäänud. Selge. Et esimene ajalooline võit on teil saavutatud. Mis on selle aasta eesmärgid? No kui praegu mõelda, siis tegelikult on meil niimoodi, et tahaks ikkagi medalit. Et eesmärk oleks siis tulla Pantrite vahele sinna siis. Et Panter 1-2 tahaks sinna siis vahele tulla ikkagi. See soov on meil.
ja on ka teada, et jätkate oma senise treeneriga ja kas siis äkki on selle uue hooaja eel treeneri poolt ka mingisuguseid olulisi täiendusi, muutusi, kuidas hooajaks valmistute ja sellele vastu lähete? Ja kuna meil praegu tegelikult jääd ei ole ja käime Tartus sädemete trennis kord nädalas, siis treener soovitab meil palju vastupidavust arendada, kuna jääd ei ole, eks ole. Ja tema soov on ka ikkagi, et me tuleks medalile. Selge, suured tänud ja soovin edu. Aitäh! Järgmisena meil siis Tartu HK Säde. Kristin, olete möödunud viimaste siis hooaegadega näidanud head mängu, aga midagi on puudu jäänud. Mis on puudu jäänud? Ma arvan, et puudu on jäänud võib-olla natuke see, et meil on hästi tihti trennides ja mängudel on siis hästi erinev koosseis kohal, et me ei ole saanud kokku mängu harjutada nii, nagu me peaks, nagu me oleks tahtnud, aga me oleme üritanud seda parandada, praegu tegeleme sellega ja loodame, et see on äkki see võti, mis avab meile ukse äkki mõne kirkama medalini. Selge. Et kui nüüd nii-öelda õppetunnid eelmisest aastast kaasa võtta, siis mida peab tegema sel aastal teisiti, et taas medal võita? Ma arvan, et rohkem keskenduma, rohkem trenni tegema, üksteist kuulama, rohkem rääkima. Kuidagi jah, nagu rohkem sellist vastuhakkamist ja julgust, et mul tundub, et me natuke nagu kardame oma vastaseid. Me arvame, et me ei saa hakkama nende vastu või et nad on vist nii palju paremad, aga ma arvan, et see kõik on pigem peas kinni, et rohkem tahtmist ja julgust on meil kindlasti vaja. Ja mis on siis see koht, mis saab saavutatud, millega siis hooaja lõpus võib rahule jääda? No, ma arvan, et kui me esiteks suudaksime oma pronksimedalid kaitsta, oleks tore, aga eesmärk on ikkagi veel kõrgemale sihtida. Nii et pronksist ülespoole. Selge, suured tänud ja soovin ka edu algavaks hooajaks. Aitäh! Ja järgmisena meil siis Tallinna võistkond HC Grizzlies, kes siis möödunud aasta osalesid Eesti meistrivõistlustel koos Everestiga. Tänavu on siis klubi enda eest ise väljas, pink on lühike ja küsingi, et kuidas kavatsete konkurentsis püsida? Konkurentsis kavatseme sellega püsida, et lisaks ühele jäätreeningule teeme veel kõrvalt hästi palju üldfüüsilist trenni, kuiva trenni. Mida enim ootad algavalt hooajalt? Palun korrata. Et mida kõige enam ootad algavalt hooajalt? Kõige enam klubi poolelt ootan kõige enam seda, et me kasvaksime kokku ja Eesti meistrivõistluste poolelt ootan huvitavaid ja häid mänge. Selge. Ja küsin veel nii palju, et kuna teie jaoks on hooaeg erinev võrreldes sellega, mis ta eelmine hooaeg oli, et kas ja mida teete see aasta teistmoodi kui eelmine hooaeg? Teistmoodi ilmselt seda, et me mängime üks mäng korraga, et võtame kõike mänge rahulikult, et ei hakka kuskile tormama. Selge, aitäh, soovin edu. Anna, если я спрошу на эстонском языке, и ты ответишь на русском? Хорошо. Делаем так. Et Kohtla-Järve HC Everest võistkond on kasvanud, on uusi mängijaid ja teie koosseisus on Eesti naiste jäähokis ilma teinud head mängijad nagu Tupkova, Fedjajeva, Tisko, Seppar, Aasma. Et sellise koosseisuga, millised on selle aasta eesmärgid?
В этом году у нас немножко поменялись цели. Нас поставили в неловкое положение в том году. Мы там еще не были. Поэтому мы хотели бы улучшить свой результат. В первую очередь не подвести себя и свой клуб. Будем стараться доказывать в первую очередь себе, своему городу, что мы еще ой-ой-ой. В том году вы были совместно с ХЦ Гриди, сейчас вы отдельно. Насколько у вас хватает количества игроков для полноценного сезона? Хватает. Появились новые кадры. И это главная цель, чтобы росло новое поколение. В Кохлоярово сейчас нет ледового холла, все мы знаем. Насколько у вас еще сейчас состоит тренировочный процесс? Целая одна тренировка на льду. И каждая девочка, кто хочет еще и может, тренируется отдельно. Физически, на улице, на коньках, на роликах, на самокатах. Какие ваши цели на сезон? Вы всегда, в принципе, в претендентах. Остаются ли эти задачи и амбиции на этот сезон? Стать сильнее, не подвести. Кого? В первую очередь себя. То есть вы планируете выиграть чемпионат Эстонии? Есть такой план. Мне кажется, любой спортсмен хочет быть лучше. Спасибо. Super ja soovin ka edu algavaks hooajaks. Ja viimasena meil siin siis HK Roosa Panter Tallinn. Nagu me kõik teame, on meistritiitlit kaitsta raskem, kui seda esimest korda võita. Siis kas meistermeeskonna tuumik on püsinud koos ja kas on olulisi täiendusi? Sel aastal olulisi täiendusi ei ole, aga põhituumik on koos ja me oleme valmis kaitsma seda tiitlit. Rõõm kuulda. Ja küsingi siis võib-olla niimoodi, et teie hinnangul, mis on või millest võib saada kõige suurem väljakutse tiitli kaitsmisel? See on hea küsimus. Väljakutse. No väljakutse on siin kõrval kõik, need naiskonnad. Et see on hea väljakutse tulla sel aastal, siis on neid naiskondi rohkem ja oleks veel uhkem saada see tiitel. Et nii on. Ja isiklikus plaanis oli sinulgi eelmine aasta väga hea aasta. Mida siis just isiklikus plaanis kõige rohkem sellelt uuelt hooajalt ootad? Isiklikus plaanis kulda, aga tegelikult ikkagi anda maksimaalselt, aidata toetada oma naiskonda, et see võit tuleks magus. Ja rohkem mul siin küsimusi ei ole. Aleksei? Ei ole. Siis sellisel juhul tõesti edu teile kõigile. Tänan teid väga ja kohtume juba siis mängudel jäähallis. Aitäh!